Tere armsad matemaatikasõbrad, minu nimi on Allar Veelma ja mul on rõõm tervitada teid videotunnis, kus me lahendame 2016. aasta kitsa kursuse riigieksami ülesande. See oli siis esimese osa viimane ülesanne. Pange video pausi peale ja püüdke nii palju teha, kui suudate. Kõigepealt vaadake, meil on tegemist kolmnurgaga. Loomulikult, mida parema või mida sellise täpsema joonise me teeme, seda parema me lahendada. Keegi muidugi ütlete, peaks nüüd malliga mõõtma, andmed paneme korralikult kirja, näete, ja kirjutame, mida me siis leiame. See joonis natuke meid aitab ja nüüd vaadake, näete, küsitakse külge BC. Meil on olemas, näete, see on nüüd see külg, mida me tahame. BC, BA on olemas, AC on olemas ja see nurk on ka olemas nende kahe külje vahel. Kui on olemas kaks külge ja nurk nende vahel, me saame teha koosinusteoreemi järgi. Kõigepealt paneme nende tähistega, mis on meie joonisel, kirja koosinusteoreemi. Mitte ei kirjuta, et A ruut võrdub ja bla 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 edasi, sest meil ei ole selliseid tähiseid siin selles ülesandes kusagile märgitud. Nii et teoreemi kui kirjutame, siis me peame kirjutama täpselt need tähised, mis on joonisel. Koosinusteoreemi järgi BC ruut. Näete, meil on siin kõik vajalikud jupid olemas. Nii et asendame. Nüüd tuleb siis arvuti pealt, kalkulaatori peal nobedate näppude voor, see tähendab seda, et te lasete kõik selle arvutist kolinal läbi ja saame sellise hirmsa tulemuse, millega meil pole mitte midagi peale hakata. Aga me ei peagi, me võtame ruutjuure ja ümardame tulemuse, näete, meil on see tulemus täisarvuna meetri täpsusega ligikaudu 600 meetrit. Nii et 600 meetrit, see on esimene tulemus meil, seda meie käest küsiti. Nüüd arvutame pindala. Pindala saame, näete, kahe külje ja nende külgede vahel oleva nurga siinuse poole korrutisena. Nii et näete, vaatame korra üle, siis näete üks külg, teine külg, nurk nende kahe külje vahel, nii et see kolmnurga pindala valem siis kahe külje ja nurga kaudu meil täiesti hästi siin töötab. Paneme arvud siia valemisse, me saame jällegi väga sellise kummalise vastuse, aga olgu peale, me siin midagi praegu hetkel ei ümarda ja meie käest küsiti pindala hektarites. Sõna hektar, hektaar, ehk siis 100 aari. Üks hektar on 10 000 ruutmeetrit. Me jagame tulemuse 10 000 peast muidugi ja sajandiku täpsusega. Küsiti meie käest pindala, nii et 5,39 hektarit. Nüüd küsitakse, näete, ma tegin selle joonise teile siia uuesti. Vaadake, küsitakse lõiku H, ehk kõige otsemat teed punktist A lõiguni BC, ehk siis selle teeni, mis seal oli parajasti. Siin on nüüd mitu võimalust. Vaadake, me peame tegema lahenduse plaani. Meil on vaja see lõik kätte saada. Me teame kolmnurga kõiki külgi ja tipu A juures olevat nurka. Nüüd näete, siin on see lugu, et me võime ju teha siinusteoreemiga. Me leiame siin veel nurgad C. Kui me selle nurga C oleme leidnud, siis vaadake, näete, täisnurk ja kolmnurk. Vastaskaatlid jagatud hüpotenuusiga nurga siinus ja me saame selle H välja arvutada. Kuid see on päris tülikas. Ma sellist lahenduskäiku ei soovitaks, aga see on võimalik, jah, et kui paremat mõtet hetkel ei tule näiteks, siis võib seda loomulikult teha. Nüüd me kasutame hoopis seda, et me teame selle kolmnurga pindala. Me ju arvutasime selle välja, näete. Pindala on meil 53 894,6 ruutmeetrit. Meil on see teada. Aga teiselt poolt, kolmnurga pindala on ju alus korda kõrgus jagatud 2.
näete, BC korda DA jagatud 2-ga, kolmnurga pindala. Ja kui me avaldame siit nüüd, vaadake, meil on vaja ju DA kätte saada, me avaldame siit DA, näete, siin võrdne põhiomadus kasutame. Ja kui see DA on avaldatud, paneme arvud valemisse sisse, teeme ära rehkenduse ja saame tulemuseks, et see DA, et see D pikkus, siis kõige lühem D on ligikaudu 180 meetrit. Vaatame ülesande teksti. Nii et näete, võimalikult lühike D-lõik. No see võimalikult lühike D-lõik ongi siis see, mis me leidsime. Kontrolli veel üle, kas kõik asjad on leitud? On küll. Ja loomulikult nüüd tuleks siis panna kirja vastus, et mõnikord võib jätta vastusega niimoodi siis selle alaülesande lõppu, et mitte ei pane siis päris lõppu. Aga sel juhul peab ära markeerima kindlasti, ehk tõmmate 2 jutti alla, et oleks näha, et kus see teie vastus siis on. Aga meie kirjutasime praegu siin viisakalt, panime siis ülesande lõppu vastuse kirja. Sellega me oleme selle ülesande lahendamise lõpetanud ja soovin teile head tervist taas kohtumiseni.